Meil on tohutu probleem perearstide koormuse ja pealekasvuga. Samal ajal lubab tehisaru aidata meid ükskõik mis küsimusega ja seda vähem kui sekundiga. Populaarne keelemudel ChatGPT ise ütleb, et just tervis on üks levinumaid valdkondi, mille kohta talt küsitakse. Järsku tasubki murega päris arsti asemel hoopis roboti poole pöörduda. Mis on teie kokkupuude tehisaruga? Väga vähe. See juhtus, et ma tean, see on elektroonika värk kõik. Aga ise ei ole veel proovinud? Ei ole. Vabandage, ei ole ühtegi kokkupuudet. Minu kokkupuude tehisaruga on peamiselt olnud koolialane. Kui on vaja genereerida mingeid mõtteid, ideid, saada mingit alust oma ideedele. Mida te arvate sellest, kui inimesed küsiks tervisalast nõu tehisaru roboti käest? Jaa, tunduvalt lihtsam oleks. Vaata, kui palju kokku hoiaks neid arstitöötajaid või neid haigla inimesi. No kui oskab kasutada, ma arvan, on mõistlik, aga tasub ettevaatlik olla. Ikka päris arst, ikka oma arst peab olema. Kui Google'is ringi vaadates ja otsides tuleb allikaid ise valida, siis tehisaru ehk AI võtab selle vaeva enda kanda ja pakub vähem kui sekundiga lihtsaid vastuseid. Mõni on küsinud näiteks kuluva puusa kohta ja tahtnud teada, et miks on puus hakanud pärast ravivõimlemist rohkemgi valutama. Ja ChatGPT pakub talle kohe välja, et võib talle teha oma versiooni harjutustega. Leidub ka neid, kes tahavad teada rohkem raseduse kohta. Mõni teine on jällegi uurinud tehisarult, et kuidas saada lahti lukus kõrva. Ja tehisaru on seepeale kohe pakkunud, et tilguta kõrva natuke oliiviõli. On ka natuke hirmutavamaid juhtumeid, kus inimene tahab tehisaru käest teada, miks on tal pähe tekkinud äkilised valusööstud. Tekib küsimus, kas tõesti koidab päev, kui tehisaru võiks asendada päris arste. Perearst Triinu-Mari Ots näeb siin küll abimeest, aga seda teatud piirini. Ma tegelikult oleme päris ülekoormatud sellise lõputu ülerääkimise tõttu, mis meie jaoks tundub elementaarne, mida selgub, et inimesed ei tea. Näiteks see sama nohuravi, lapsel väikene palavik, köhib, et kuidas teda aidata. Sellised asjad, mida ma arvan, tehisaru annab päris adekvaatset infot. On lihtne küsida, et mida teha kinnise ninaga, aga mõnikord ei oska muret sõnadega selgitada ja pilt räägiks palju paremini. Olgu näiteks haav või lööve. Mul on sellest suvest üks päris inetu foto oma jalast ja siinkohal oleks nüüd huvitav teada, kuidas häkib tehisaru ära, millega tegemist on. Ja ma söödan talle selle pildi ette, see on minu enda tehtud foto telefoniga ja küsin ta käest, mis see on. Ja ütleb ta mulle, tegemist võib olla seeninfektsioon, ekseem või dermatiit, putukahammustus, infektsioon või allergiline reaktsioon. Ja kõige huvitavam selle asja juures on see, et ega tegemist ei ole mitte ühe keelmainituga, vaid tegemist on lihtsalt põletusega, kui oma jalga riivasin sellel suvel mootorrattas summuti pihta ja mitte ühtegi korda tehisaru seda välja ei käi. Aga kas korraks tekkis hirm, et äkki mul ikkagi on see haigus, mis ta ütles? Muidugi võib tehisaru tekitada asjatut hirmu, eriti kui ta pakub välja haigusi, millest pole kuulnud ja mis ei pruugi mul tegelikult üldse ollagi. Arst tõdeb, et seetõttu muretseb ta ka terviseärevike üle. Mulle tundub, et tehisaru on selline väga tarkade inimeste tööriist, mis tähendab seda, et tuleb väga oskuslikult küsida. Seda, et roboti vastused sõltuvad suuresti küsijast ja küsimisoskusest, rõhutab ka tehisaru koolitaja AI ekspert Sandra Reivik. Ma arvan, et siin on hea tava alati rõhutada, et meil peab olema kriitiline meel aktiveeritud, kui me ükskõik neid keelemudeleid kasutame. Baasteadmine sellest, et on olemas hallutsinatsioonid, ehk siis ta võib meile hämada mingisuguseid teemasid, et võib-olla me oleme andnud ka nii-öelda vähest konteksti, et me ei ole nagu väga selgitanud ja ongi, me saame siin võib-olla väga sellise kriitilise diagnoosi. Ja ma tooksin selle välja, et kui me siin erinevaid keelemudeleid kasutame, siis vahel ta ei too meile ka kõige siis ajakohasemat informatsiooni, et võib-olla seda peab eraldi näiteks nii-öelda rõhutama. Ehk siis on nagu palju asju, mida mina tavaliselt tahan ikkagi ette rääkida. Mis on perearstide kogemused tänaseks päevaks, kui tihti inimesed tulevad? Mulle ütles tehisaru robot, et see on minu diagnoos ja olgu see nüüd nii või mis need kogemused on?
tõsi, neid kogemusi on ja tuleb järjest rohkem. Mida tehisaru hästi tihti kipub ka otsustama, on see, et näiteks kui tihti teha mingit uuringut või analüüsi mingit teatud leiu osas. Ja niimoodi on küll, et inimene tuleb ja väidab, et ma pean nüüd tegema kordusanalüüsi, ma küsin, kus see info on pärit, siis ta ütleb, et AI ütles, et vaat sellise analüüsi leiuga tuleb teha kordusanalüüs näiteks 6 nädala pärast. Kui jätta kõrvale diagnoosid ja ravijuhised, siis kuidas saab tehisaru hakkama analüüsidega? Segased ühikud ja nimetused näiteks vereproovide või allergiatestide juures. Kui terviseportaalis on tavaliselt meil kõik analüüsi tulemused olemas enne, kui arst meile helistadagi jõuab, siis võtan kohe terviseportaalist ühe allergiaanalüüsi näite ja kopeerin selle tehisaru robotile. Kas ta suudab mulle ära selgitada, millega on tegemist ja kui tõsine allergia mul siiski ikkagi on? Ütleb mulle tehisaru, et mul on keskmine allergia ja minu immuunsüsteem reageerib tolmulestadele ja on need ära tulnud kui allergeenid. Tehisaru oskab kohe öelda, mis need ühikud, mis on võib-olla natuke nihkes. Mis te sellest arvate? Natukene võib-olla sõltub, aga mina pigem ei paneks. Sellepärast, et inimesed on erinevad, inimeste normid on erinevad. Ja näiteks seesama, et kui tehisaru anda küsimus, et mul on siin valgelirjad on normis, aga näed, neutrofiilid on 0,1 ühikut langenud. Digilugu annab inimesele kohe selle, et normist väljas ja tehisaru ütleb väga palju haigusi, kaasa arvatud leukeemia võib seda põhjustada. Ta isegi muidugi ütleb ka võib-olla, et see ei ole väga tõenäoline, aga kui terviseärevale inimesele see mure istutada pähe, siis see on tal ikkagi seal olemas. Ehk et mina kindlasti ei tahaks, et inimesed analüüse tehisaru käest küsivad või lasevad kommenteerida. Juba alates 90-ndatest tehisaru uurinud TalTechi teadur Tanel Tammet nii skeptiline samas ei oleks. Teadur usub, et igal juhul katsetada võiks. See on parem, kui mitte üldse keelemudelile võimalust anda. Kui sa mõtled, et ainuke, kes võiks minu terviseandmeid tõlgendada, oleks siis perearst või eriarst, siis sa teed seda nii vähe. Ja ChatGPT-ga saad seda teha suhteliselt nagu kergesti. Ja ma arvan, peale selle, et sa küsid tema käest, on ju inimestel kõikvõimalikud terviserakendused, mis on seotud näiteks nende nutikellaga ja vahel mõõdavad nende pulssi ja igasuguseid muid asju ja millest ma arvan on tegelikult päris palju kasu. Et see ei ole üldse paha mõte. Ja nüüd, kui tulla selle ChatGPT käest küsimise kohta, siis ma arvan, peamine asi, mis on tähtis, et kõik hästi selgelt ikka aru saaks, et kõik need keelemudelid ütlevad tihti väga tarku ja mõistlikke asju, aga nad ütlevad ka päris sageli uskumatuid lollusi. Kus kohast ta seda infot kõike saab? Mida mulle pakkuda? Ta on lugenud läbi ju kirjeldamatus koguses kirjandust, diskussioone, ajakirju, artikleid. Talle on niimoodi sisse kontsentreerunud tohut hulk inimkonna tarkust. Ja seda tarkust ta ei korda mitte lihtsalt niimoodi mehaaniliselt nagu grammofon, vaid suudab tegelikult ka sealt päris palju sünteesida uusi asju. Aga miks jääb ekspertide jutust ikkagi kõlama, just kui ChatGPT ja teiste sarnaste mudelitega ei tohiks oma kõige suuremaid saladusi jagada? Teadur Tammet selgitab, et keelemudel ei õpi mitte ainult avaliku info pinnalt, vaid võib oma teadmised kätte saada ka meie enda jutust. Üldiselt see, mis sa räägid, ega seda niimoodi otse väga ei talletata, et masin siiski õpib selle peal mingeid üldisemaid asju. Kas see tähendab seda, et me ei saa välistada võimalust, et ühel päeval, kui keegi teine, kas või teie ise näiteks tehisaru käest minu nime uuriksite, siis ta söödab teile ette, et Brita-Mari Alastal on olnud jalapõletus kunagi? Tehniliselt võiks nii olla, aga ma arvan, et ükski tegelikult tõsine ettevõte, kes treenib neid mudeleid, ei pane inimeste nimesid või niimoodi lihtsalt ära tuntavaid andmeid sinna sisse. Et ma olen praktiliselt kindel, et nad seda ei tee, sest see on, ühest küljest on see väga riskantne, see võib välja tulla kohe ja sellest ei ole ka mingisugust kasu. Kui pilt põletushaavast on kõigile näha ja teada, ei ole sellest ju tegelikult hullu. Aga isiklikud mõtisklused ja mured võiks kindlasti ainult enda teada jääda. Ometi ütleb ChatGPT ise, et terviseteemadel on just vaimse tervise kohta küsimine üks kõige populaarsemaid. Peaasi.ee psühholoog Daniel Soomer näeb selles väga suuri ohukohti.
ütleme, väga paljudel puhkudel ta on väga hea selline mõtete põrgataja või selline nagu enda sees toimuvaga nagu kuidagi paremini mõistmiseks, eks ole. Ta on täitsa hea abivahend, aga tõsisemaks, kliinilisemaks hindamiseks või abi pakkumiseks, et see läheb aina libedamale jääle läheb seal. Ja on juhtumeid maailmast, kus tehisaru ei tunne ohte ära, ei tunne kriitilist riski ära, enesevigastamise või muid, ja seega annab soovitusi või nii-öelda jätkab vestlust sellises suunas, mis on nagu tõsiselt ohtlik inimesele. On ka surmajuhtumeid. Ja et ma ütleks, üks läbiv ja nüüdseks väga selgelt välja tulnud ohtudest on see, et ta üritab meeldida. Ja kui sina annad talle 2 varianti ette, siis ta saab aru, et sa tahad nüüd teada, kas see või teine, ja ta pakub neid 2, aga tegelikult võib-olla on ka midagi 3. või 4. Ja teine asi, mida tehisaru kipub tegema, et ta kipub natukene oletama, ehk ta on oma olemuselt selline manipulatiivne ja kui ta juba midagi eeldab, mis teile meeldib, mis vastus, siis ta kipub ka selles suunas vastused andma. Ehk et muidugi teatud osa tema nõuannetest on tõsi, aga tehisaru ei saa panna diagnoosi ega otsustada ravi üle. Aga kui Eesti perearstid on ülekoormatud, siis millisel juhul soovitaks arst esmalt hoopis tehisaru poole pöörduda? Näiteks sellised haigestumised viirushaiguste korral, nohu, köha, mida teha ennem, kui pöörduda arsti poole, midagi alarmeerivat ei ole. Võib-olla ka see tõesti, et millised siis on need alarmsümptomid, kui palavik ikkagi püsib. Et võib-olla tõesti, et esimese haigestumise korral ennem kui hakata pereõele helistama, täitsa võib sealt vaadata. Ehk see, mis vanasti rääkis vanaema ja ema, kuidas ravida oma nohu, köha, viirushaigust, siis seda oskab AI küll anda adekvaatselt. Ja tulebki välja, et tehisaru suudab edukalt edasi anda emade ja vanaemade tervisenippe ja nõuandeid. Ja eksperdid ju tegelikult ei ütle, et kokkuvõttes peaks AIs terviseteemadel kaarega eemale hoidma. Küll aga jääb igaühe jutust siiski kõlama vana klassika. Usalda, aga kontrolli. Tõsisemate murede puhul peaks siiski ikka veel oma vana hea perearsti poole pöörduma. Sest hoolimata sellest, et tehisarul on ette näidata kogu maailma tarkus ja rumalus, pole tal veel siiski arstidiplomit ega pruugi ta ka kõigest päris üheselt aru saada.